Täna meil on põhjust rääkida hoopis ühest väga tubasest, aga selle eest väga rajust võistlusest, mis järjekordselt Eestimaal kõiki, no ma ei oska öelda, kas rusikakangelasi ühendab, aga vähemalt annab nendele võimaluse ennast välja elada. Mul on stuudios MMA raju, kaks pea eestvõtja Tõnissaar ja Leho Laul, tere mehed. Tervist. No kuulge, kõik käivad ikka suusatamas, et kes viitsib ikka väga kuskil higises boksiringis praegu trenni teha, kõik tahavad ikka vaba õhu kätte saada, et kuidas see boksi ja ütleme sellise võistluskunsti treenijatel ja sportlastel see talv välja näeb, on see rohkem selline ettevalmistuse aeg või ikkagi nagu näha, et selle nädalavahetusel see MMA raju Tallinnas toimub, et on ka võistlusi? Täpselt on ka võistlusi. Et eks suusatamine versus boks, eks igal ühel oma, kellele meeldib suusatada, siis aga palun suusatagu, kellele meeldib boks ja ta tahab võistelda, siis tuleb sellega arvestada, et tuleb selleks trenni teha. Olgu siis talv või suvi või kevad, sügis, et töö jääb samaks, mõte jääb samaks. No räägime kõigepealt selle võistlusstiili või spordi ja lahtu, et mis asi see MMA raju üldse on? Väga hea, et need olümpialad alguses mängu tõite, et paneksime kokku 3 suveolümpiala, maadlus, boks ja judo. Siis MMA võiks öelda, et on ühendus nendest. Võib lüüa nagu boksis, võib maadelda, maha viia, heita nagu maadluses ja on lubatud ka alistusi teha nagu judos, et võitlus ei ole piiratud ühe distantsiga, vaid täismäng. No kes sellise asja üldse välja mõelnud? See peab ikka selline nutikas inimene olema, et kes, ma ei kujuta ette, et näiteks mõelda välja, võtta mingi talialad, et kiiruisutamine, suusahüpped ja bobisõid kokku panna, et see väga hästi ei klapi, aga see MMA raju stiil, et see klapib väga hästi ja tuleb kuidagi väga atraktiivne välja, et kui suur see ajalugu siin Eestimaal on ja kust üldse alguse saanud on, kes sellise nutika asja välja mõelnud on? No Eestimaal on sellel alal ajalugu 6-7 aastat, aga maailmas ulatab see umbes 90-ndate algusesse, ega seda ühte inimene välja ei mõelnudki, et pigem on selline kollektiivne tegevus, kus tekkis erinevate võitlusalade harrastajatel soov teada saada, et kes keda, kas boksja versus maadleja kumb peale ja boksja versus tai-boksja kumb peale ja samuti kõik ida traditsioonilisemad kunsti esindajad soovisid teada, et kui efektiivne kellegi stiil on. No Leho, sina oled käinud ise ka ringis ja ma mäletan, kui Tartu võistlus see oli, siis sa läksid ise ka ringi. Kuidas sul läks üldse seal? Ma näen, sul on nägu üsna sirge, et väga hullust ei läinud. No eks see üritus oli juba paar kuud tagasi ja kui nägu oleks kõver olnud, siis eks ma oleks ta saanud korda kuidagi selleks ajaks, aga tegelikult... Sul oli see esimene võistlus tegelikult vist või? Jah, see oli mul esimene võistlus. Nii, kes sul seal vastu tuli? Mulle tuli vastu tai-boksija, kes oli täpselt sama mõõtu minuga ja me kaalusime ka täpselt sama palju. Et... Milline see sinu spetsialiteet on või sa oled rohkem selline boksimees või karatemees või judomees või maadleja või millest sa ennast tugevamaks pead? Nagu ma eelmine kord siin rääkisin, siis ma ütlesin, et ma planeerisin, et ma viin teda maha mitu korda, sellepärast, et ma arvasin, et ta lööb mind kõvasti ja boksib, aga ja täpselt nii juhtuski tegelikult, et ta tahtis boksida ja püsti olla ja mina üritasin siis teda maha viia. Kuidas matš lõppes? Matš lõppes otsusega ja ma võitsin selle matši. Andis see sulle indu nüüd järgnevatel kordadel ka ringi minna või vaatasid, et see on ikka selline kahtlane värk, et võib haiget ka saada? Ei, see haiget saamine mind väga ei kohuta selles mõttes, et kui asju õigesti teha ja treenida selleks, siis tegelikult haiget ei saa ja adrenaliin on ka piisavalt kõrge matši jooksul, et sa ei pane seda tähelegi. Aga see andis kindlasti mulle enesekindlust juurde ja mõtet, et võiks isegi teinekord proovida jälle. No sina kui ringis käinud mehena julged sa nüüd öelda ka, et milline see stiil siis kõige efektiivsem on, milline on kõige parem või see on ikkagi iga sportlase enda selline individuaalne oskus, mida ta kõige paremini oskab, ega sellist vist retsepti ei olegi, et kas ole kõva boksija või ole kõva maadleja, et see on ikka individuaalne, et see, mida keegi oskab, seda ka kasutab. Või on ikkagi see boksimine nagu ja jalgadega maha saamine, see on nagu efektiivsem, kui seal nüüd mingisuguseid ümber nurga karatee nippe hakata tegema? No tegelikult on niivis, et kui sa oled boksija, siis esimene reegel, mida sa pead järgima, on see, et hoia võitlus püsti, mida iganes sa ka teed, et iga hinna eest tuleb ennast püsti hoida, ei tohi lasta maha viia.
aga see kipub olema niiviisi, et need inimesed, kes sinna ringi tulevad, peavad oskama ka midagi maas teha, sellepärast et asi kipub maha minema. Isegi siis, kui mehed üksteisele peale kukuvad või keegi kellelegi kogemata jala taha paneb, et siis asi kipub maas lõppema ja nii see on olnud päris mitmel korral ja ma julgen väita, et võib-olla isegi enamustel kordadest. No tegelikult on sellel alal Ott ju reeglid ka, et ega see päris ka nii ei ole, et minnakse ja tambitakse ja lüüakse, millega ette juhtub, et kuigi ma vaatan, kellel on interneti võimalus, siis YouTube'i keskkonda lööge sisse MMA raju ja saate sealt siis vaadata ka, millega täpselt tegemist on. Ma vaatan siin tegelikult mehed on üsna verised ka, et hoolimata sellest, et boksikindad on käes ja et ka reeglid sellel võistlusel tegelikult ju olemas on. Üks kiire täpsustus enne, et neil käes ei ole boksikindad, on spetsiaalsed MMA kindad. Need on siis sellised väiksemad ja need on siis, nagu ma aru saan, ikkagi valusam saada. Ütleme niimoodi, et nad on kohandatud ka maadluseks, sest boksikinnas, kui sul on käe suurus järsku 3 korda käe suurust, siis on väga raske haardeid võtta ja maha viia. Aga mis puudutab reegleid, siis nagu me ise alati rõhutame, et tegemist on spordialaga. Et see ei ole suvaline hunnik tänavalt kokku võetud mehi, kes lihtsalt tahavad ennast tõestama minna, vaid tegemist on spordiga. Siin on reeglid, siin on kohtunikud, siin on ajalimiidid ja see on tehtud võimalikult turvaliseks harrastajatele. Nüüd reeglid sõltuvad sellest, millises võistlusklassis sportlased võistlevad. Et kui me võtame näiteks harrastajatele C-klassi, kus enamus amatöörmatse nüüd tuleval päevasel üritusel toimub aga natuke õhtuseid, siis C-klass on kohandatud sellisele harrastussportlasele, kes teeb seda oma muu töö kõrvalt. Kui ta laupäeval võistleb, ta tahab esmaspäeva hommikul veel ilusa näoga tööle minna, et ei ole vaja sinna sinikaid ega midagi katki saada. Ja vastavalt sellele on ka kohandatud löögi- ja maadlusarsenal. Kui me läheme edasi B-klassi matsid, mis on juba kraad või siis paar kraadi kõrgemad, siis need on juba kohandatud selliselt, et on arvestatud, et mehed võtavad asja tõsisemalt. Nad saavad ka tasu selle eest ja vastavalt on ka reeglites rohkem lubatud.